Tere ka minu poolt ja austatud konverentsikülastajad, mul on väga hea meel, et mind siia kutsuti. Ja, aitäh. Minu nimi on siis Pille Kessler ja töötan Välisministeeriumis poliitika osakonnas, koordineerin seal Eesti inimõiguste alast poliitikat välissuhtluses. Varem olen töötanud ka New Yorgis meie esinduses ÜRO juures. Naiste õigused on juba pikka aega, kindlasti üle 10 aasta olnud meie välissuhtluses inimõiguste alane prioriteet. Nagu te kõik teate, siis 1995. aastal võeti vastu Pekingi deklaratsioon ja tegevuskava, millest siin palju juttu tuleb, aga ma räägiksin natukene CSW-st, mis on siis naiste staatuse komisjon, mis tegeleb siis Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava järelevalvega. Ja koguneb igal aastal 8 nädalaks New Yorgis. CSW on siis, ta on aastate jooksul väga palju ära teinud, naiste õiguste alal on koostanud mitmeid temaatilisi raamdokumente, sealhulgas näiteks ka 1981. aastal jõustunud naiste diskrimineerimise likvideerimise konventsiooni CEDAW, millega on praeguseks ühinenud juba 189 riiki. Kui siis 1995. aastal Pekingi deklaratsiooni tegevuskava vastu võeti, siis laiendati selle komisjoni mandaati ning ta hakkaski põhiliselt tegelema siis Pekingi deklaratsiooni tegevuskava jälgimisega ja nende temaatiliste aruteludega. Komisjonil on formaalselt 46 liiget, kuid väga oluline on märkida, et sellest hoolimata koguneb New Yorgis tegelikult iga aasta terve maailm ja väga kõrgel tasemel ja ka Eesti on seal alati olnud väga hästi esindatud ja tavaliselt ministri tasemel. Need istungid on ülipopulaarsed ka kodanikuühiskonna seas. Sel aastal näiteks oli end registreerinud rekordarv kodanikuühiskonna esindajaid 8000 inimest. Ehkki võib-olla päris kõik ei oleks kohale tulnud, aga siiski selline üsna aukartust äratav arv. Ja meil on väga hea meel, et Eesti kodanikuühiskonna huvi on ka selle komisjoni töö vastu järjest kasvanud. Tavaliselt juba ka väiksema arvu puhul on tegelikult need istungid nii täis, et osa inimesi sageli istub põrandal või treppidel ja turvamehed näevad vaeva, et hoida see ruumide täituvus reeglitele vastav. Igal istungil siis võetakse vastu lõppdokument. Tavaliselt on need niinimetatud kokkulepitud järeldused, agreed conclusions. Ja tavaliselt on need mõnel konkreetsel teemal, nagu näiteks naistevastane vägivald, maapiirkondades pärit naiste õigused, kestlik areng või muu selline. Kuid siis iga 5 aasta tagant tähistatakse just Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava juubelit ja räägitakse läbi, võetakse vastu poliitiline deklaratsioon, mis siis kinnitab riikide pühendumist selle elluviimisele. Paljud teist kindlasti teavad, et sel aastal siis COVID-19 pandeemia tõttu toimus istung teistmoodi, et tegelikult oli see ainult poolepäevane istung 2 nädala asemel ja osalesid ainult ÜRO esinduste esindajad. Samas poliitiline deklaratsioon võeti siiski vastu, et ma soovitan kõigil tutvuda. Naiste staatuse komisjoni lehel on see üles pandud ja peegeldab üsna hästi, ma arvan, praegust nagu naiste õiguste olukorda ja läbirääkimisi rahvusvaheliselt. Et läbirääkimised olid üsna keerulised, siiski võib öelda, et tagasi ei mindud kokkulepitust. Pigem ikkagi kinnitati tugevalt üle riikide pühendumine deklaratsiooni ja tegevuskavale. Ja samuti siis veel kordan üle, et Välisministeeriumi jaoks on CSW olnud väga olulisel kohal ja me toetame ka rahaliselt UN Womenit, kes osutab sellist sekretariaaditeenust CSW-le. Mida veel öelda, et sel aastal olid tegelikult väga suured plaanid Pekingi deklaratsiooni tegevuskava 25. aastapäeva tähistamiseks.
oli plaanis selline ürituste sari Generation Equality, mille raames oleks toimunud üritused näiteks ka Pariisis ja Mehhikos ja sügiseks oli plaanitud veel üks kõrgetasemeline üritus Peaassamblee avanädala raames, kus siis osalevad presidendid, välisministrid ja kõrgetasemelised esindajad. Kuid see on praegu hetkel lahtine, et kuidas see toimub, et võib-olla siis virtuaalselt, aga hetkel ei tea veel. Üldisemalt öeldes siis viimasel ajal on inimõiguste alane tegevus rahvusvaheliselt olnud väga seotud COVID-19-ga, ÜRO peasekretär on olnud sel teemal ka väga aktiivne ja avaldanud ka poliitikadokumente ja juhiseid sel teemal näiteks ka spetsiifiliselt naiste õiguste osas, kus on ta ka väljendanud, et kahjuks on COVID-19 avaldanud halba mõju naiste õigustele ja on eriti rõhutanud ka koduvägivalla aspekti. Siis lõpetuseks veel mainin ära, et sel aastal on veel tähtis juubel ka teisel sellisel raamdokumendil Julgeolekunõukogu resolutsioon 1325, naised, rahu ja julgeolek, mis siis tegeleb ka põhimõtteliselt naiste õiguste temaatikaga, ühelt poolt naiste osalus rahuprotsessides ja teiselt poolt siis naiste kaitse endiselt levinud seksuaalvägivalla eest konfliktiolukordades. Ja Eesti on hetkel siis Julgeolekunõukogu liige ja pöörame sellel teemale ka palju tähelepanu. Ja veel kord suur tänu, et mind siia kutsusite ja Välisministeeriumi esindajana mul on igal juhul väga hea meel, et ka Eestis riigisiseselt seda juubelit tähistatakse. Ja kui teil on küsimusi rahvusvahelise koostööga seoses inimõiguste teemal, siis võib Reida käest minu kontakti küsida. Ja, suur tänu teile ja ilusat konverentsi. Suur tänu ja me siis omalt poolt anname kaasa ka ühe väikese Enuti väljaande, ta on tegelikult mitte väike, vaid päris raske ja suur ja tasub siis seda sirvida ja lugeda, siin on nagu naiste ajalugudest, nendest naistest, kes sõja lõpus põgenesid muudesse maadesse, kes Siberisse viidi, kes siia jäid ja niisugune ingliskeelne väljaanne, mida ei olegi naljalt Eestis võtta. Ja.